Siis me jõuame mõlemad poodi. No nii, ma tulen 10 kuskil nii, enne 10 minutit enne 10. Aga nüüd ma olen prillis juba, jah, teises kohas. Meil pool oli kapo jutt, jah. No vot, ja siis kogu aeg informeerisid mind ja lõpuks käi mul üle kõrini, kes kus Moskvas, mis ukse taga seisab ja kes kus käib ja milleks minul seda vaja on teada, mul pole seda vaja teada. Aga huvi oli selles, et ikkagi oleks vastasseis ja vastasseis vähendab ju võimalusi saavutada mingit edu valimistega. Sest oleks üks nimekiri, valimisnimekiri oleks rohkem hääli kui 2 nimekirja peale. No vot ja siis sellega lõppeski. Tookord ja siis ma ütlesin väga järsult, sest ma põllul tõesti. Ma ei saad aru, ühelt poolt algul esimene vestlus oli kohvikus. Ja ma alati rääkisin pärast öise vahtkonna inimestele, et ärge mingil juhul mingi kuskil kohvikus, ainult kutse alusel. Tehke ametlik kutse ja ma lähen sinna majja. Ma olen nõus, nii palju kui südametunnisus ja kohustus, kodaniku kohustus lubab ja räägige, mis on vaja. Sest nendel on õigus nõuda, täpselt nagu igal politsei, mind praegu peatada ega üks politseilik täna teid ka. Nii et see oli, siis oli esimene vestlus üldine vestlus poliitiline, seda võib aru saada, tunnete huvi, aga minul pole midagi varjata. Ja siis mulle see mäng käis üle kõrini, lõpetasin ära, aga siis nad tegid huvi jälle, see oli 2007 vist. 2006, kavandagi. 2006, jah, kui see pronkssõdur juba see mäng käis ja suvel. Siis jälle tundis huvi. Ja ma ütlesin, et milleks me leppisime kokku, et me ei tee enam midagi. Ei, teatis on ju väga tähtis, vaadake, mis siin toimub, politsei kõik, piiratud aed ja kõik, et mis meeleolud on ja mida peaks tegema, ma mõtlen, kui te nii huvitud pole, siis võime rääkida. No ja rääkisin, ja mida te saite nüüd juurde? Et midagi riigi vastast, seda põhimõtteliselt, mida ma rääkisin siis lehtedes, ma rääkisin täpselt sama nendele. Ma ütlesin, te peate aru saama, et te olete praegu käsilased. Te täidate teiste soovi. Te peate mind kaitsma. Aga teie kaitsite, ma ei tea keda, kas Ansipit või ma ei tea, neid, kes tahavad seda meelest samast teemalt. Ja ma rääkisin sama ütlevad politseinikele, mitte kapole, aga politseinikele, kes seisid valves selle, et kui see esimene mäletad, oli suur kogunemine, esimene kord tuli väga palju noori. See oli 2006 maikuus ja siis see rahvamass ise nagu, seal oli nende hulgas oli, noorte hulgas oli inimesi, kes taipasid või viisid selle kaarli puiesti välja ja nagu see lagunes ära kõik siin peaaegu 1000 inimest, 800 või 1000 inimest ja et mida vähem te kiusate seda mälestamas, seda vähem on teil probleemi. Te ise tekitate probleemi ja te jääbki mulje, et kellelgi on seda vaja. Sellega lõpetasime kõik. Mina rohkem ütlesin, ma ütlesin sellele mehele veel, et teil pole mingist, ma olen ohvitser. Ta on mul vedenud. Ma ütlesin, et te pole mingi ohvitser, siis teil ei ole ohvitseri au. Sest te millega tegelete, te sekkute poliitikasse. See on seadusega keelatud. Ma saan aru, et see on peen asi. See tavaline politsei ja kapo on tegelikult poliitiline politsei. Ja muidugi see piir, kus on poliitika, kus on elu, see on väga raske määratlev, aga ma ju tean täpselt, see 2005 aasta eriti, ma mäletan ju rääkisin teile, ja Toomsalu rääkis ka, ta on jurist, et te tegutsete lubamata. Te kasutate ära inimeste hirmu või kuidas öelda, oskamatust, suhelda, kõik ju kardavad, kõik mäletavad, mis on poliitiline politsei. Nii et mina sellega lõpetasin ja muide Studinetski, kes oli ka, meil on kõik ära kuulatud, meil on kõik läbi käinud nüüd öise vahtkonna. Me ei tea, kes on nüüd nendest juba omadeks saanud, me ei tea. Aga see, nagu ühes intervjuus Pihkil ütles, et kindlasti on, see on fakt. Ja mina näiteks olen õppinud Ühiskonnateaduste Akadeemias NLKP juures oleva akadeemias. Ja seal me oleme see NLKP uurinud sügavamalt. See on kõik läbi teinud, see on Tsarska ja Hranka, kuidas see tsaaris ja sama poliitiline politsei. Me tegutses enne 17. aasta oktoobrirevolutsiooni. Samad meetodid, sama kõik see, aga palju peenemalt, palju intelligentsemalt ja isegi vene kirjanduses
on ju Kuprini näiteks lugu, see on väga tuntud lugu, kus poopinnast tudeng üles, ta reetis oma kaaslasi peale vestlus. Vestlus oli peen, polkovnikul žandarmski polkovnik. Tegelikult nagu kapo inimesed, KGB, siis seda veel ei olnud, aga midagi. Ja nemad oskasid inimesega psühholoogiliselt väga hästi läbi käia. Peened vägid, hiljuti see oli see kuulus film oli Venemaal ka. See on väga keeruline süžee oli, revolutsionääride, terroristide tegutsemine, kuidas seal oma politsei suur nina, tema organiseeris neid terroriste, et nad ennast paljastaks. Kujutage ette, ka teadliselt tapetakse teisi saari neid, Ponga, kärusi, mis nad olid, ja või teisi ametnikke suuri, aga temal oli tähtis, et nad ennast, kuidas paljastaks oma tegevust, kes nad on ja kus. Selle nimel, ta oli nõus, et oleks ohvrid oma, kujuta kõik ametnikuga, ma ei kujuta ette, nii keeruline see on. Ja ma tean, et näiteks bolševikel oli enne, Lenini ajal, seal enne revolutsiooni, oli nendel oma vastuluure osakond. Nad uurisid, kes on siis reetur, kes ei ole, nii et see on õudne, ma ütlen, õhkond on õudne ja vastik. Tegelikult meil on niisugune õhkond Eestis, eriti kui me Lätis käisime 2007 augustis, ma mäletan. Teate, ma tulin nagu vabadusse. Ma lugesin lehti, ma ütlen, kuulge, ma ei räägi, et leht oleks kinni panema, meil oleks ammu kinni pandud leht, selle eest mitte kirjutatud. Aga te oleks ka juba ammu trellida taga, kohtud kalune. Nendel on hoopis teine tase, tsivilisatsiooni tase on hoopis teine. Mul on niisugune mulje, et ühiskond, kodaniku ühiskonna seisukohalt on midagi muud. Ikka palju kõrgema taseme. Meil on teise, kuidas öelda niisugune. Ja see on võrreldav, sest seal on ka vene kogukond suur. Ei saa rääkida, et see on seletatav selle vene kogukonnaga. See on väga tugev, kuigi seal vene kogukond on palju muidugi kvaliteetsem. See on ka, seda peab ka tunnistama. Nii et sellega minu need kapo suhtlemised lõppevad.